Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 10. kuni 16. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin Mõõkade kuningannaga. Mõõkade kuninganna on väga hea seadusetundja, väga hea paberimajanduses. Kõik projektid ta teeb ära, aitab koostada projekte, aitab juriidilistes küsimustes, kui peaks need tekkima. Tema märkab väga hästi seda, kui kusagil on mingisugune auk või valesti midagi tehtud. Ta ise ka on enesekindel, iseteadlik, tema vaatab, uurib kõiki seaduseid, ta on nendega kursis, kui midagi ei tea, siis vaatab järele. Et kui teil on mõni selline tuttav, on väga hea. Kui te ise olete hästi tugev kõigis paberi asjades ja paberimajanduses, see on ka väga tore, saate teisi aidata, kui vaja. Edasi tuleb teil siin Mõõkade 8. Mõõkade 8 räägib sellest, et te tunnete ennast lõksus olevana. Kuskil teie teel on nüüd mingisugune takistus. Kas see on mingis paberimajanduses, mõni allkiri kusagil on puudu, ootate vastust, mida pole veel tulnud. Ja tunne on selline, et ma tahaks edasi liikuda, aga ma ei saa, sest mul jalad kinni seotud. Saate küll, te tegelikult midagi saate siiski ära teha, olenemata sellest, et te ootate seal mingisuguseid asju, mis lahenema peaksid. See lõksu tunne ongi ainult tunne. Teil on tegelikult silmad, ise olete oma silmad kinni pannud, te ei taha näha seda teed välja sealt olukorrast. Et siin kaardi peal on ka kassil selja taga mõõkasid ei ole, et tegelikult on teil tee vaba. Kui te oma silmad lahti teete, köidikud vabastate ja ringi keerate, te saate minna sinna, kus te tahate, et saate hakata samme astuma. Ilma selleta, et see vastus oleks ära tulnud. Aga te kahtlete endas, te pole päris kindel ja sellest räägib mulle see Sauade 9. Sauade 9 on selline kaart, mis räägib, et inimene pole endas kindel. Tal tundub, et ta ei saa, ta ei oska, tal ei ole, ma ei tea, jõudu, teadmisi. Tegelikult on teil kõik olemas. See kaart räägib sellest, et te olete isegi suitsu sees joostes tugevam, kui te ise arvate. Teie sees on absoluutselt kõik olemas, nii tarkus kui jõud. Selle kõigega toime tulla. Edasi tuleb karikate 2 ja karikate 2 minu jaoks on hingesugulase kaart. Ta on sõbra kaart, kui üksi ei saa, paluge sõbra abi. Et minu jaoks on see kõige ilusam kaart selles kaardipakis. Ta on just selline hingesugulne, ta on selline inimene kõrval, kellele saab alati loota, kes mõtleb samamoodi, kes näeb asju samas valguses, kellel on samad põhimõtted elus. Üks väga-väga ilus kaart, üks väga ilus inimene, no tõesti super kaart. Kõikidele soovin sellist sõpra, kellega võib läbi minna nii tulest kui veest. Edasi tuleb siit alt Mõõkade 4. Mõõkade 4 on tüdimuse kaart. On see sama, muidugi ma saan aru, kui te tunnete ennast lõksus olevat, te ei saa liigutada, te tahaksite tegutseda, aga miski takistus on ees. Muidugi olete te tüdinud depressioonis ja mõtlete, miks niimoodi, kuidas siis nii, et ma ei saa nüüd teha seda, mida ma tahan. Aga kellegi teise taga seisab võib-olla see asi praegu. Ta on tulnudki siia lõksukaardi alla. Edasi tuleb kuukaart. Kuukaart räägib sellest, et midagi teie eest on veel varjatud. Midagi on praegu veel peidus, mida te ei tea. Et selle kuukaardiga ongi nii, et meie kuul on ju ka varjatud pool, nii on selle kuukaardiga ka, et kas teie eest hoitakse midagi saladuses või ei ole õige aeg seda teada saada, aga mingid saladused siin on, mingid asjad on teie eest praegu hetkel varjatud. Aga viimase kaardina on teile välja tulnud Sauade äss. Sauade äss on nüüd see punkt kogu sellele nädalale ja see on positiivne punkt. Sauade äss ütleb, et davai, teeme ära, et nüüd on aeg. See näitab seda, et asjad lahenevad. Te kas ise leiate selle väljapääsu sellest lõksust ja hakkate samm-sammult kusagile poole minema, kuhu te tahtsite minna ja mis olid teil takistused ees. Või siis need takistused langevad ära.
et te saate edasi liikuda, sest sauade äss on igati valmis tegutsema hakkama. Kõik sauade kaardid tahavad kõvasti ja kiiresti liigutada, aga äss on nende nagu see kõige suurem kaart ja ütleb, et nüüd tõesti on aeg, hakkame tegutsema, nüüd teeme ära ja enam ei ole takistusi teie teel. Et vot selline nädal tuli teile, armsad lõvid. Soovin teile imelist ja tegusat nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.